Joo, mina olen Villem Kass ja täna räägime sellist asjadest nagu peegid ehk sõbrapulgad, libistamispulgad, jalatorud, mis iganes, kuidas sa tahad neid kutsuda. Igatahes jah, nendega saab teha trikke. Paljude jaoks sõbratorud ongi see, mis teeb ühest BMX-ist BMX-i. Täna räägime siis sellest, kuidas neid rattale peale panna, ära võtta, millised nad on ja kus sa need saad endale. Ehk siis alustame sellest, et on erinevaid materjale. On näiteks minul alumiiniumist, mis on selline hea lihtne, kerge, teeb hea kolksu. On terasest, mis on raskemad, vastupidavamad, pilluvad sõdameid ka. Ja siis on plastikust, on sellist, mis on üleni plastikust, ma isegi ei tea, kas neid tegelikult enam müüakse. Aga on sellist, kus on sees metall, ümber on vahetatav plastik. Et see on selline hea mugav, lihtne, vastupidav. Ja plastiku eelis on see, et saab libistada asju, mida varem ei saanud, näiteks puidu peal. Aga kolksu ei tee, sädemeid ei pritsi. Peege on 14 mm auguga ja 10 mm ning on võimalik panna ka 14-sele 10 mm adapteri. Boom! Ongi 10. Selleks, et peege peale panna, on sul vaja sellist asja, padrunivõti või narre ja padruni pikendus. Ehk siis võtad padruni küljest ära, pikendus on vahele, otsa ja siis saad siia sisse ei saa. Seda saab siis kasutada selleks, et panna see peegi sisse ja keerata. Kuidas peeg siis rummu otsa panna, ehk siis see jupp, mis on ratta keskel, kuhu käivad kodarad, velg. Et neid on kahte tüüpi, on female, see näiteks on female, kus on poldid, mis lähevad rummu sisse. Ja on male, ehk siis näidata, kus on võll ja mutrid lähevad otsa. Näitame mõlemad pildi, kuidas neid külge panna. Üldjuhul tänapäeval on ees female rummud ja taga just grindimise pärast pannakse ikka veel male rumme. Et female rummud on küll kergemad, aga võll on ka natukene õrnem ja just taga grindides kipuvad puru minema. Et soovituslik on taha panna male ja ette female. Aga on ka 14 mm female rumme, mis on grindimiseks mõeldud. Igatahes süsteem on väga lihtne. Võtad peegi. Mina soovitan panna seibi alla. Paned poldi siia otsa. Okei, vale peeg. Võtame teise peegi. Siin ei mahu 19. Võtad otsa ja lihtsalt keerad kinni. Ütleme et ta on ratta küljes. Keerad nii, kuni ilusti kinni ja siis ta on ilusti paigal ja saadki libistama minna. Lihtne. Female'i puhul on ka see võimalus, et saad näiteks kuuskandiga teha. Oleneb millised poldid sul on. Mul on näiteks sellised, mida saab mõlemad pidi keerata, osadel on ainult kuuskandiga. Et sel juhul saad ilusti kuuskandiga keerata. Ja kõik on ülitimm. Ma küll ise olen leidnud, et kuuskandiga keerates ei saa piisavalt kõvasti kinni, et peeg peab olema ikkagi korralikult kinni. Muidu libisedes ta võib hakata ringi käima ja keerab rummu lahti. Ehk siis meil rummu puhul võtame enne mutri pealt ära. Opsi, kaamera läheb puru, aga just ära. Nagu ma siis ütlesin, seibi võib siia alla jätta. Ma küll ei tea, sa võid ise katsetada, kumba pidi sul mugavam on, aga mulle tundub, et seib pigem sealpool on parem. Et sa võid ka peegi sisse panna, aga mulle endale tundub, et peeg püsib niimoodi paremini. Paned otsa ja keerad kinni. Kõvasti kinni.
ja ongi väga hea, lihtne, paigas, saad minna grindima. Aga kui sa nüüd grindid natuke rohkem, siis kuluvad sulle ära sellised asjad ehk haapkaardid, rummukaitsmed, kaitsevad siis kodareid külgede pealt, sellepärast kui sa grindid, siis sa grindid tegelikult ka vastu kodareid ja nad kipuvad hullult kiiresti puru minema. Teine asi on see, et rumm läheb ise puru ja neid on ka mitmesuguseid, suuremaid, väiksemaid, üldjuhul on rummudel enda kindlad juba valmis tehtud, et saad eraldi juurde osta või on juba olemas, kui ostad rummu. Neid on ka niimoodi, et on kas külge keeratavad või on lihtsalt, mis libiseb sinna võlli otsa. Ma isiklikult soovitan võlli otsa keeratavaid rohkem, või tähendab just võlli otsa libisevaid rohkem, sellepärast need keeratavad kipuvad koos grindimisega liikuma ja siis nad võivad su võlli ära rikkuda. Miks nad selle võlli võivad ära rikkuda on see, et siin on selline väike polt, mis keerab ennast, lukustab rummu kaitsma siis võlli külge kinni, aga see tähendab seda, et ta läheb sinna keermesse sisse ja kui ta nüüd peaks liikuma, siis ta lükkab selle keerme ära. Hea meelega näiteks ka ette, kuidas haapkaardi maha võtta ja peale panna, aga kahjuks mul pole täna 17 padrunit kaasas. Midagi rasket ei ole, põhimõtteliselt võtad lihtsalt koonuse ära. Koonus on siis see jupp siin, mis läheb vastu laagrit. Et selle lihtsalt keerad maha küljest ära ja paned rummu kaitsme asemele. Väga lihtne. No nii käibki. Nii, ja siis lihtsalt keerad otsa tagasi. Ütleme, et see on rummu kaitse. Põhimõtteliselt samasugune, lihtsalt on suurem lärakas. Läheb otsa ja kõik on ilusti korras. Ja väike nipp grindimisega on see, et sa võid peegi ümber keerata. Ehk siis, näiteks see on mul hea näide, on ühest kohast ära kulutanud peegi, on natuke edasi keeranud, kulutanud seda kohta ja järgmist ja niimoodi terve ringi peale teinud. Niimoodi kestab peeg päris kaua. Ja jah, minul on näiteks see peeg lausa mingisugune 10 aastat tegelikult olnud, et ma väga palju mingeid leedse ja asju ei grindi ja ma pigem teen tehnilisi asju copingutel ja mõnel jälle läheb plastikut, ma ei tea, iga kuu võib-olla läbi. Tihti küsitakse mult, et miks mul on ainult ühel pool peegid, minu pool siis vasakul pool. Vastus on see, et me kõik kirjutame üldjuhul kas parema või vasaku käega. Grindimisega on samamoodi, et sa õpid naturaalselt ühe poolega. Kasulikum on selle poolega, milline jalg sul ees on. Vastavalt sellele on sul ka hammasratas, et sa ei grindiks hammaka peal. Sest sellele sa pead veel lisakaitsmed võtma ja nii edasi. Ratas läheb raskemaks ilmselgelt, kui sul on 4 peegi peal ja kui sa ei kasuta seda teist poolt. Et sa õpid ühe poolega selgeks ära, siis paned näiteks 3. peegi peale, et teha X-up grindi, crooked grindi, kus on, ratas on viltu reili peal, et on tagumine üks peeg peal, ees on teine peeg. Ja siis alles vaatad, võtad näiteks 4. peegi ka juurde, õpid kõik opogrindid, saad hakata igasuguseid spinne välja tegema nii edasi. Et mõtete on risa raskust kaasas kanda, kui sa ei oska mõlemad pidi grindida. Mingi hetk võid sa avastada, et grindimiseks polegi otseselt peege vaja ja tekib küsimus, miks sa neid peaksid panema. Näiteks mina õppisingi alguses ilma peeglita grindima. Mingi nädal aega läks mööda ja siis avastasin, et ma ei saa enam oma mutrid lahti. Et nad põhimõtteliselt kaitsevadki mutrid polte, grindimispind on suurem, lihtsam on, sa ei toetu nii palju kahvli ja raami peale ja on palju mugavam, saad igasuguseid džinke teha, sul on nagu laiem see pind. Pikemad peegid on selles mõttes võib-olla kasulikumad, et sul on võimalik igasugust näiteks downside ice džinke asju teha palju lihtsamini, et sul on nagu see lisapikkus, mida vähem sa pead nagu sinna alla ennast kallutama, et pihta saada. Üks fakt veel peegide kohta on see, et kui sa grindid, siis su rehvide väliskülg kulub palju kiiremini, ehk kui sul on hästi jooksud rehvid, siis tõenäoliselt nad lähevad ruttu puru ja pead muretsema endale raskemad rehvid. Nuuks.
kuna peegi on nii lihtne peale panna ja ära võtta ka tegelikult, siis soovitan näiteks, kui sa hakkad mingit raskemat trikki õppima, millega sa kardad, et sa äkki kukuksid peegi otsa, siis võta lihtsalt peegid ära, õpi see trikk ära ja siis pane peegid tagasi. Harjud rattaga ruttu ära ja sul on see trikk olemas, sa ei pea enam jälle kartma, et sa mingi sinna otsa kukud. Et ülijube on siia otsa kukkuda, see on lihtsalt mingi lahtine toru. Proovime kõik keeldu jääda, kanna kiivrit ja värki-särki. Ja selline see meie tänane how to oligi. Pane peegid peale, proovi midagi lahedat teha ja kohe homme panen välja õpetuse, mida peegidega teha saab, kuidas alustada. Ja kui sa tahad veel midagi nüüd näha, mingid raskemaid, siis anna meile kindlasti teada. Ja kui sul on veel mingid küsimusi või tippe, siis kirjuta alla kommentaaridesse. Nägemist!